Jätkame saadet ja nagu lubatud sai, läheme Pärnusse. Seal saab täna hoo sisse Baltimaade suurim elektroonilise tantsumuusika festival Weekend ning kolleeg Erki Sarapuu kaudu toomegi teieni loo sellest, kuidas on suvepealinn tohututeks rahvamassideks valmis ning kui kõrgele on keritud hinnad Pärnu ööbimiskohtades ja toitlustusasutustes. No nii, vaadates kella, siis mõned minutid veel ja avanevad väravad, mis lasevad sisse minu selja taga ootavaid tuhandeid fänne, kes on tulnud siia nädalavahetust veetma. Are you ready for the weekend? Kelle pärast siia kohale tulid, kas artistide või seltskonna pärast või kõik koos? Naiste pärast. Ainult oma õe ja tüdruku pärast. Nad ütlesid, et lähme ja siis mõtlesin, ja küll, lähme. Kahjuks jäi eelmine aasta nagu vahele ja see aasta mõtlesin, tuleb kindlasti kohal olla. Kui palju raha on kulunud juba praegu Weekend festivalile ja kui palju sa arvad, et sul pühapäevaks nii-öelda ära läheb? No pilet oli 110, siis Weekendi telk oli 40, enne sõbraga võtsime kohe peale, läks pooleks 80, 40, siis pääse sinna telklarale oli 20 ja ma arvan, et mingi paar sotti läheb veel, ma arvan. No süüa on vaja ja 400 pidu ja no võib-olla 400, aga võib-olla natuke vähem. Need, kes tahtsid saada mõistliku raha eest ööbimist, hakkasid endale majutust otsima juba siis, kui eelmine Weekend alles otsi kokku tõmbas. Vabaruumi kohe kindlasti ei ole, põhimõtteliselt enamus müüsime välja eelmise aasta lõpus, kui Weekend lõppes, siis ju broneeriti selleks ajaks need asjad ära. Sel nädalal toimuv Weekend festival toob Pärnusse pea 90 000 pidutsejat ning kõik hotellid ja spaad on tänase seisuga välja müüdud, kuid üürikortereid veel jagub. Tõsi, nende eest tuleb välja käia kohati suisa müstilisi summasid. No, me olemegi kuulnud tegelikult siin 2500-2700 eurost, et tõenäoliselt siis ikkagi peab paika. Jaa, peab paika, aga see on nüüd minu info järgi, siis on see ikkagi juba terve Weekendi nädalavahetus, et selles hinnaklassis ütleme seal 10 inimest ja jällegi peahind tuleb juba natukene mõistlikum. Aga ütleme selline Pärnu linna keskmine võiks olla kuskil 100-150 eurot öö, et see on selline mõistlik hind. Kui eraisikud võivad öömaja eest küsida mida iganes, siis toitlustusettevõtted ja ka taksod on jätnud oma hinnakirjad samaks, mis tavaperioodil. Nemad loodavad pigem suurenenud nõudlusele. Meie jaoks on tavaline hinnakiri, tavaline tööpäev, et ei midagi erilist. Ei, meil ei ole, meil on ikka ühed ja samad hinnad kogu aeg. Õhtul on rahvast ikka palju, niimoodi, et kõik on täis. Kas olete oma hindesid ka pisut üle vaadanud ja korrigeerinud seoses selle nädalavahetusega? Ei, meil jääb kõik täpselt samaks. Võib-olla kuskil Peatänaval, randa, siis seal võib-olla, aga ma ei ole kindel. No sööki on rohkem, inimesi on meeletult, juba hommikul tuli suur rahvamass sisse, et tuleb põnev, ei kujuta ette, mis siin saama hakkab. Nii palju, kui ma olen näinud ja kuulnud, siis on hommikul viimane klient eelmine aasta tuli hommikul kell 7. Annaks jumal, et süksid võiks olla lausa iga nädalavahetus, süksid üritusi.